Tere! Mina olen õpetaja Diana ja täna räägime internetis suhtlemisest. Millest siis selles tunnis juttu tuleb? Kõigepealt räägin, mis on suhtlemine. Jah, me kõik suhtleme, aga kas selle peale olete mõelnud, kuidas see käib? Korraks mõtleme. Siis, mis on erinevad võimalused internetis suhtlemiseks? Väga oluline on ka e-kirja saatmine. Seda noored väga palju ei tee, kuid e-kirja saatmise oskus on hädavajalik digimaailmas. Ning lõpetuseks ikka veidi ka ohtude teemale, et millised ohud internetis suhtlemisel tekkida võivad. Et kui me räägime, mis on suhtlemine, siis mõelge, kuidas me infot edasi anname ja võtame. Kõigepealt tekib meil peas mõte. Tekib mõte, mille meie aju muudab sõnumiks. Verbaalseks kuuldavaks sõnumiks või trükitavaks sõnumiks või videopildiks või kuidas iganes. Siis see sõnum liigub, ütleme, et räägime sellisest helilisest sõnumist, audiost. Siis jõuab kellegi kõrva. Jõuab kõrva, aga tal jõuab mingi hulk sõnu sinna kõrva. Ja nüüd selle inimese aju püüab need sõnad muuta oma mõtteks. Häda on see, et meil on kõigil omad filtrid ees. Ja see tähendab seda, et see, mis minu aju, võib-olla minu aju mõtles väga naljaka, aga natikene sellise musta huumoriga mõtte, siis sõnad ja kõik see muutus kuskil teel läks kaduma ja see inimene, kes kuulis seda sõnumit, solvus, sest tema meelest ei olnud naljakas, vaid tema meelest ma solvasin, kuna temal oli ajus hoopis teistmoodi see protsess. Ehk siis väga palju sõltub sellest, et sõnumi edasi andmisest see, et kuidas me seda sõnumit edasi anname. Ja see on päris keeruline. Sest üks asi on sõnad, aga nagu öelda, sõnad võivad tähendada eri inimestele erinevaid asju sama sõna. Loeb ka kehakeel, sest olgem ausalt, kui ma nüüd niimoodi siin olen, on ju, siis teil on tunne, et ma olen ikkagi päris kuri. Aga kui ma olen niimoodi avatud ja naeratan, siis te ikkagi eeldate, et ma olen päris lõbusas tujus. Ja kui ma ütlen sama asja erineva kehakeelega, võib see sõnum jumalast muutuda. Siis on intonatsioon. Et üks intonatsioon on see, et hei, et tulge külla, on ju. Teine on hei, tulge külla. Et üks on nagu selline rõõmus, et kuule, kohe läheb peoks. Teine on see, et kuule, tule külla, meil on üks tõsine jutuajamine, see on suur jama, mis siin kokku on saadetud. Välimus. Ka see loeb, mis välimusega inimene on. Et paratamatult me hindame välimust ja selle alusel me võtame inimese sõnu, et see, kui inimene on selline hipilik ja ütleb ühte asja ja siis, kui tal on, ma ei tea, pintsak ja kõik muu ja ütleb sama asja, võib olla erineva tähendusega. Asukoht, ka asukoht näiteks klassiruumis ja ma ei tea, kuskil skatepargis võib samal sõnal olla erinev tähendus. Et vastavalt asukohale meie aju tõlgendab sõnumit. Ja seltskond samuti, et see, mis õpetaja kuuldes ja klassiruumis räägitud, on hoopis üks asi võrreldes sellega võib-olla õhtul kuskil tõesti sõpradega mängus koos rääkides. Ehk siis see kõik on väga-väga keeruline ja see tähendab seda, et silmast silma suhtlust on internetis tegelikult üsna keeruline järgi teha, et jah, internetis on palju erinevaid võimalusi suhtlemiseks. Internetis tuleb eristada seda, et sünkroonselt ehk samaaegselt. Et mina räägin, sina kuulad, sina räägid, mina kuulan. Nagu tänaval, kui me näeme silmast silma, üks räägib, teine kuulab, mõnikord räägivad kõik, keegi ei kuula, aga toimub samaaegselt kogu see kaos. Aga internetis annab rääkida ka asünkroonselt. See tähendab seda, et ma ei tea, lähen praegu, ütlen, saadan sõnumi, et hei, et kuule, mul on väike mure. Lähen käin ringi, 2 tunni pärast tuleb sõnum, kuule, mis ju mure on ju. Et ma ei tea, millal vastus tuleb, see ei toimu samal ajal, ma ei tea, millal inimene näeb. Samamoodi see video on tegelikult asünkroonne suhtlemine, kuna see moment, kui ma seda video filmin, ei vaata seda video kindlasti ja mul pole aimugi, mis ajal, mis kohas, kus te, kellega koos te seda videot vaatate. Ehk see teeb asja keeruliseks. Kõige sarnasem internetis tavasuhtlusel ongi videokõne, reaalajas videokõne, et me vaatame mõlemad otsa, me näeme kehakuju, me kuuleme, mis hääletoon on, selline kõik. Ja seal ongi enam-vähem samad reeglid, mis silmast silma kohtumisel. Ja näiteks mind tohutult häirib, kui inimesed üritavad videokõnet teha sellisel ajal, kui ma ei ole kas korralikult riides või ma ei ole tuba on segamini või nii, siis ma ei võta videokõnet vastu ka. Sest ma eelistan, et inimesed annavad ette teada, et nad tahab muga videokõnet teha. Samuti riietus, et videokõnes ikkagi pidžaamaga klassitunnis ei ole okei olla, et see kõik on nähtav ja see on
ja samuti see tausta jälgimine, et mõelda, et noh, kuskil vannis või WC-potil ei ole okei, on ju videokõne. Ja videokõne puhul on hästi oluline ka see, seda ei tohi salvestada teise osapoole loata. Veel üks võimalus internetis suhtlemiseks on sõnumite abil, mis on väga populaarne, aga nüüd on küsimus sõnumi selgus. Kas teine pool saab sinu sõnumist aru? Sest väga tihti meil on mõte, meil endal on väga selge mõte, kirjutame paar sõna, aga kui teine osapool võib-olla ei saa kohe küsida, näeb paar tundi hiljem, kui me ise oleme nutiseadmest kaugel, siis on oluline, et ta saaks meie mõttest aru. Sest rääkides silmast silma, ma saan oota, mida sa sellega mõtlesid. Sõnumit saates jõuab inimene juba 10 000 muud mõtet peas ära mõelda ja sellega tuleb palju jama. Veel üks asi, mis sõnumite puhul noortel on näiteks suured algustähed ja kirjavahemärgid, mis mind väga häirivad. Kui mulle kui õpetajale tuleb kiri või mingi muu, kus ei ole ühtegi suurt algustähte, ühtegi kirjavahemärki ja kõike muud, siis ma ei ole väga positiivselt meelestatud see inimese puhul. Emotsid on huvitav teema sõnumite saatmise juures. Mulle endale emotsid väga meeldivad. Ma kasutan neid liiga palju, tunnistan ausalt, kuna minu jaoks emotsi on see võimalus, kui ma kirja kirjutan, siis anda märku, millal ma teen nalja, millal ma teen seda, sest ma neid emotsisi kasutasin siis, kui oli koolon ja sulg olid need naerumärgid ja sellest ma olen 20 aastat. Aga kahjuks on mingi hulk täiskasvanuid, eriti inimesi, kes ei oska seda emotside keelt nii hästi tõlgendada, kuna neil puudub kogemus. Ja seega tulebki emotsisi kasutades mõelda, kellele sa kirjutad ja mis nende kultuuriline ja digitaalne taust olla võiks. Ja siis lühendid. Jah, ma tean neid lühendeid palju. Teie teate ka neid palju. Aga taaskord lühenditega on see, et omavahel, kui sa tead, et sõprusringkonnas need lühendid on kasutusel ja kõik aktsepteeritavad, kasuta nii palju kui tahad. Aga kui sa suhtled osapoolega eriti, kes võib-olla on sinust vanem, õpilaste kontekstis, et õpetaja või keegi muu, siis hoidke tagasi lühenditega, kuna väga paljud täiskasvanud ei tea neid lühendeid automaatselt. Kui me nüüd räägimegi suhtlusest internetis, ma ei hakka rääkima, kuidas sõpradega snappida ja 1000-päevast triiki teha, sellest te võite mulle tunde anda, on ju. Aga räägime e-kirja saatmisest, mis noortel on nõrk, aga mida te peate iga aastaga järjest rohkem tegema. Ja e-kiri on tegelikult see suhtlusvahend, mis on nii-öelda ametlikum sõnum. Ja tavaliselt on koolitööd, tööga seotud projektid, asjad on väga tihti seda e-kirja vaja saata. E-kiri koosneb sellistest asjadest nagu saatja. Kes on e-kirja saatnud? Siis on saaja või saajad, sest e-kirja võid saata ühe inimesele, võid saata 100-le. Kui sulle 100 saadad, siis sa saad vist Google'is juba selle linnukese kirja, et kahtlustame spämmi, aga see sõltub ka kontekstist. Teema, mis on teema, mis on kirja sisu ja mis on manused. Ja kui me räägime e-kiri kui saatja, siis näiteks on võimalik, et paned Lepatriinu, oled endal teinud mingi kasutaja Gmaili ja sul on Lepatriinu 157, siis selliselt aadressil ma ei soovita õpetajale või täiskasvanule, kes ei pruugi sind väga hästi tunda. Emale võid saata, emale võib igast aadressilt saata. Ja sõprad, kui teavad, et sa oled Lepatriinu, on ka okei. Et samuti Triinu olen või kõik see, et see on tegelikult küberturvalisuse seisukohalt on väga hea, et te perekonna nime ei pane. Aga üks meiliaadress peaks olema, selle ametlikkus ikkagi on kirjas. Et vähemalt, et eesnimi perekonna nimi, et kus sa saad saata nii-öelda ametlikumaid e-kirju. Ja ideaalne on see, et kui sa kasutad mingi kool.edu.ee aadressi ja oma täisnime. See on ideaalne kirjasaatmise aadress, kui sa saadad ametlikke kirju, mis on seotud kooli, projektide, töö ja kõige muu sellisega. E-kirjal saab ka valida saajaid ja kui te olete tähele pannud, siis e-kirjal on 3 välja, kuhu saab panna. Kellele tuuväljale pead alati ühe aadressi päeva, muidu e-kiri ei lähe ära. Ja see on see, kellele kiri on mõeldud. Näiteks ma ei tea, kirjutate õpetajale, et näed, minu parandatud matemaatika kodutöö on siin, siis õpetaja aadress on seal kellele väljal, on ju. Aga te olete lubanud oma emale, et te annate talle teada, kui te õpetajaga selle matemaatika töö osas suhtlete, siis te panete ema aadressi sinna koopia väljale. Et koopia siis väljale panete ema aadressi ja ema näeb koopiat, aga see, kes koopia väljal on, ei pea vastama, see on talle rohkem info. Ja mõnikord tehakse ka pimekoopia. Pimekoopia tähendab seda, et need aadressid, mis sa sinna kirjutad, neid aadresse teisi ei näe. Näiteks, kui mul on vaja mingile hulgale inimestele, kes üksteist ei tunne, saata sõnum, aga ma ei taha, et nad teaksid, kellele see sõnum on läinud, on ju, et omavahel. Siis ma tihti panen kellele aadressi iseenda ja panen pimekoopiasse need inimesed, kes saavad, siis nad ei näe, kellele teisele on läinud.
teema. Teema on see, millega ma olen näinud kõike ja hoidnud 2 käega peast kinni. Kirja teema peab ütlema mulle, millest siin kirjas juttu tuleb, ehk kokkuvõte kirjas. Ja vaadake neid teemasid ja mõelge, millised on head teemad ja millised mitte. Tere! Ei ole hea teema, kuna ma ei saa tere pead sa igal juhul ütlema, aga see käib kirja sisu esimesele reale ja see ei ütle absoluutselt mulle midagi. Minu kodutöö okei. Muidugi, kui sul on palju kodutöösi või seda oleks hea kirjutada, et minu eelmise nädala kodutöö, aga kodutöö on ka veel okei. Kiri, see ei ütle mitte midagi, ma juba tean, kui ta on mul e-posti äpis, siis ta ongi kiri, et see ei anna mulle juurde. Kiusamisprobleem koolis. Väga hea pealkiri, ilmselgelt iga õpetaja, koolijuht, täiskasvanu, kes sellist kirja näeb, teab, et see ei ole kiri, mida lugeda homme ja ülehomme, vaid sellise teemaga kirja avad sa kohe ja hakkad tegutsema, on ju. Kontrolltöö kohta küsimus. Taaskord arvatavasti, et kui see kontrolltöö on homme ülehomme, õpetaja teab, et okei, sellega tuleb kohe tegeleda, kuna muidu sa ei saa ju vastust enne kontrolltööd. Siis, kui see teemat ei paneb see teemat pole, see on kõige hullem asi, see mulle üldse, siis meil polegi teemat, mida arutada. Ja järgmisel nädalal siin sa ütled juba põhimõtteliselt teemas ära kogu kirja sisu, et on ka kirju, kus ei olegi võib-olla rohkem vaja. Sisu algab tervitusega. Ärge hakake pihta kohe jutuga, vaid öelge, kas tere, võite sinna hüüumärgile panna või tere õpetaja, tere Diana, siis pange koma ka tere järgi. Siis tuleb sisutekst. Kirjutage selle ära, milles on mure, mida te tahate võimalikult pikalt. Ja siis lõpetamine. See on ka, et viisakas ja jätab palju parema mulje teist, kui te kasutate, ma ei tea, tervitades, tänades, vabandades, kõike head soovides, mis iganes fraasi. See jätab sellise positiivse tunde kirjast. Siis saab kirjale panna manuseid. Need on need failid, mis on kirja küljes, ehk attachment inglise keeles. Ta võib olla pilt, tekst, mingi koolifail, mis iganes. Kui sul on väga suur fail, näiteks tahad videot saata, siis seda sa kirjale ei saa attachina panna, siis sa pead panema selle eraldi drive'i ja paned lingi kirja. Ja samuti maini kirjas ära ja kirjaga on kaasas manus. See on oluline, et inimene ka oskaks vaadata ja teiseks on oluline see, et mõnikord, kui manuse nimi on imelik ja ei ole kirjas siis öeldud, et ma panin see manuse, siis mul tekib paratamatult tunne, et äkki on saatja arvuti pahavaraga nakatunud ja üritab mulle saata praegu manusega mingit jama. Samuti ongi see, et ärge avage, kui te ei tea, mis manus on ja see juba viidatud ja see on imelik, ärge kohe avage, sest seal võib olla viirus või pahavara sees. Ja siis lõpetuseks, et mis on need ohud internetis? Esiteks on valeidentiteet. Et vaadake nüüd neid 3 tegelast ja öelge, et kes neist on valeidentiteet. Et on olemas Annabel, on Karl ja on Luisa. Võite pausile panna, kui tahate neid kirju pikemalt lugeda. Aga kes neist võiks olla? Tegelikult on nad kõik valeidentiteedid. Need kõik fotod on võetud Generated Photos veebilehelt, kus tehisintellekt loob suvalisi pilte ja selliseid inimesi maailmas tegelikult ei ole olemas. Teine on see, et teie sõpra arvuti võib olla nakatunud pahavaraga ja tema konto on kurjategijate käes. Ehk olge alati ettevaatlikud, kellega te suhtlete ja kui on midagi kahtlast, siis helistage üle sõbrale, küsi, kas sina tõesti saatsid mulle sellist. E-kirjadega tuleb ka väga palju pettuseid, loteriid, tasuta nänn, kettkirjad, tööpakkumised, mida tegelikult eksisteeri, pärandused kaugetelt sugulastelt Kanadast või ma ei tea kust. Investeerimine, et saa kohe rikkaks. Üldiselt mina soovitan mitte avada inimeste e-kirju, keda te ei tunne, kuni teile ei maksta palka selle eest, et te neid ka võõraste inimeste kirju avaksite. Üle 90% e-kirjadest, mis internetis liigub, on tegelikult pettused, reklaam, kõik muu. Ehk avage ainult neid e-kirju, mida te reaalselt ka tunnete. Ja muidugi viirused pahavara, et esimene sellest tuntum viirus oligi I love you viirus, mis põhimõtteliselt saatis e-kirjad, kui su arvuti nakatus viirusega, saatis sul 50 sõbrale e-kirja. Ma armastan sind, aga näed, et ma panin faili, loe sealt ja inimesed avasid ja see nakatas väga kiirelt terve maailma arvutit, see oli väga suur jama. Ja tänapäeval on ka igasugused lunavara ja neid ka tihti võib saada e-kirjadega, kui sa oled hooletu. Aga ma loodan, et olete nüüd ettevaatlikumad suheldes, oskate e-kirju kirjutada, kohe saate ennast ka proovile siin ülesannetes panna ja uute kohtumist ja uute teemadeni. Tšau!